nii, aga tore on siin olla ja nagu te olete märganud, siis ma olen siin siis, kui pastorit ei ole. Sest ma olen siin asendaja. See on nii lahe, siis ma saan seda ka võimalikult harva teha. Et siis, kui ta on kuskil ära, siis ma olen siin. Et saan niimoodi teenida ja aidata. Aga nii tore oli täna kõik, et ma lihtsalt ei tea, ma mõtlesin, kas ma tulengi oma jutlusega siia, kas mul ongi vaja. Nii tore, nii armas, appi, nii kallid olete kõik. Kohe nii hea. Ja minu jutluse pealkiri täna on Head teed õnneliku lõpuni. Ja vaatame koos, kuhu see tee viib ja millise lõpuni. Kuigi kristlastena me ju teame, kuhu poole oleme teel. Ja rändaja siis seisis tee otsal koos külamehega. Ja rändaja küsinud külamehelt, et kuhu see teega viib? Külamees vastanud, et ei viida kuskile. No kuidas ei vii? Iga tee viib ju kuskile. Külamees jällegi, ega ikka ei vii küll, ise tuleb minna. Nii et kui ma räägin siin täna teest, siis ma ei mõtle muidugi seda teed, millel me käime või millel me sõidame. Ja kõnepruugis igapäevases on ka meil ju sellised teega seotud sellised laused, et oled kindlasti kuulnud ja ise räägid niimoodi, sellelt teelt peab kindlasti väljapääs olema. No nüüd tuleb küll uut teed hakata otsima. Või jällegi, et see inimene on küll halvale teele läinud. On tuttavad väljendid. Kõik teed on kuidagi kinni. Ja mida tavaliselt koolilõpetajatele öeldakse? Nüüd on kõik teed teie ees valla. Saa sa siis aru, eks ju. Nii et teega seonduvad. Nii et tundub, et meie elu ikkagi on justkui teel käimine. Ja veel räägitakse millestki ehk eluteest, millel on ka ju algus, kui me sünnime, ja lõpp, kui me sureme. On ju? Ja milliseid teid on? On justkui perspektiivikamaid teid ja on ka ummikteid. Vahel pressitakse meid nagu selles suunas, kuhu me võib-olla minnagi ei tahaks. Oled kogenud seda? Mõnikord kohtame oma teel häid ja mõnikord ka halbu nõuandjaid. On sisse tallatud radu ja on teid, mis tuleb meil endal rajada. On kohtumisi, mis panevad suuna muutma ja on olukordi, kus leiame ennast ristteel ja tuleb ikkagi ise valida. Nii et me teeme oma elus ja sellel teel, kus me käime, palju valikuid ja otsuseid. Väikeseid, suuri, mõndasi kaalume pikalt, teised otsused langetame kohe. Ja võib ka nii olla, et on otsused, mis tehakse meie eest. Ja on otsuseid, mida me peame siiski ise tegema. Jeesus on ka pannud inimeste ette valiku, mis mõjutab meid väga pikaks ajaks. Ja nii on ka selle valiku tulemus erinev. Ja 5. Moosese 30:19 ütleb: ma kutsun täna tunnistajaks teie ette taeva ja maa. Ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Aga ta pakub siin ka kohe midagi. Ta pakub, vali nüüd elu. Ta ütleb otse, vali elu. Sinu ette on küll pandud need valikud, aga ta ütleb, vali elu, et sina ja su sugu võiksite elada. Meie eest on valik siin tehtud. Hea, ainult haara kinni. Vali elu, kui Jumal pakub. Ainult võta. Nii et oma eluteel käies tuleb meil valida. Ja piiblitegelased olid ka tihti teel. Kaie siin ka rääkis juba, kes siin teel olid. Paulus näiteks oli teel.
Makedooniasse, et seal kogudusi julgustada. Küll ta oli teel Efesosse, et seal Jumalaga jätukõne pidada. Küll oli ta teel Thessalonikasse, et seal sünagoogis väidelda. Ja igal pool erinevatesse linnadesse, et vaadata siis, kuidas nende käsi käib, kellele ta oli Jumala sõna kuulutanud. Ja Jeesus oli alatasa teel, külast külla, linnast linna ning jutustas ning kuulutas evangeeliumi Jumala riigist. Ja ta selle käigus tegi ka midagi. Haigeid terveks, ajas kurje vaime välja ja nii edasi, millest me võime siis piiblist lugeda. Ja ka 12 apostlit läkitati Jeesuse poolt teele. Ja nemad läksid välja, jutlustasid, et parandataks meelt ja samamoodi ajasid oma teel välja palju kurje vaime, võitsid paljusid haigeid õliga ja tegid nad terveks. Sellised teekonnad. Ka Maarja ja Joosep olid teel. Kuhu nemad olid teel? Petlemma olid nemad teel Galilea maalt, et lasta end üles kirjutada. Ja samamoodi karjased olid Petlemma teel, eks? Et näha saada seda, mis oli sündinud, millest siis neile oli teada antud. Ja Vanas Testamendis veel, kelle issand saatis teele? Abrahami sõnadega, mine omalt maalt ja oma sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan. Nii et sellised teekonnad olid siis nendel piiblitegelastel. Aga vaatame koos Luuka 24, 15-35. Ma keerasin gaasi kinni. Nii, Luuka 24, 15-35. Ja siin on ka 2 meest, kes on teel. Nii, Luuka 24, 15-35. Ma tahan sulle lugeda ja siin eelnevalt on nii. Ja siin eelnevalt on siis kohe. Eelnevalt on siis see, kuidas Jeesus üles tõusis ja siis kuidas ta ennem seda kaljuhauda maeti ja nüüd siis ta ilmub jüngritele. Jeesus ilmub jüngritele Emmause teel. Ja kuulaja lihtsalt mõtle kaasa, et siis pärast vaatame edasi. Ja vaata, 2 nendest olid sel samal päeval minemas külla, mis on Jeruusalemmast umbes 10 kilomeetri kaugusel, mille nimi oli Emmaus. Ja nad vestlesid omavahel kõigest, mis oli juhtunud. Ja sündis, et nende vesteldes ja arutledes lähenes neile Jeesus ise ja kõndis nendega kaasas. Ent nende silmi peeti nii, et nad ei tundnud teda ära. Aga Jeesus ütles neile, mis lood need on, mida te omavahel veeretate teed käies? Ja nad jäid kurvalt seisma. Aga üks neist nimega Kleopas ütles temale, sina vist üksi oled selline võõras Jeruusalemmas, kes veel ei tea, mis neil päevil seal on sündinud. Ja ta küsis neilt, mis siis? Nemad ütlesid talle, see, mis juhtus Jeesuse naatsaretlasega, kes oli prohvet, vägev teos ja sõnas Jumala ja kogu rahva ees. Kuidas meie ülempreestrid ja vanemad on ta loovutanud surmakohtu kätte ja risti löönud. Aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab. Ometi on täna käes 3. päev pärast kõige selle sündimist. Aga ka mõned naised meie seast, kes käisid koidu ajal hauakambri juures, panid meid hämmastuma. Ja kui nad tema ihu ei leidnud, tulid nad, öeldes end ka näinud olevat inglite nägemust, kes ütelnud, et tema elab. Ja mõned meie kaaslastest läksid hauakambrisse ja leidsid nõnda olevat, nagu ka naised olid ütelnud. Teda ennast nad aga ei näinud. Ja tema ütles neile, ohte mõistmatud ja südamelt pikaldased uskuma seda kõike, mis prohvetid on rääkinud.
Eks Messias pidanud seda kannatama ja oma kirkusesse minema. Ja hakates peale Moosesest ja prohvetitest, seletas Jeesus neile ära kõigist kirjadest selle, mis tema kohta käib. Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas, tegi ta, nagu läheks ta edasi. Aga nemad käisid talle peale öeldes, jää meie juurde, sest õhtu jõuab ja päev on juba veeremas. Ja tema läks sisse, et nende juurde jääda. Ja see sündis, kui ta nendega lauas istus, et ta võttes leiva ja õnnistas ja murdis ning andis neile. Siis avanesid neil silmad ja nad tundsid ta ära ja tema kadus nende silmist. Ja nad ütlesid teineteisele, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas. Ja nad tõusid ning pöördusid sel samal tunnil tagasi Jeruusalemma ning leidsid koos olevat need 11 ja nende kaaslased, kes ütlesid, issand on tõesti üles äratatud ja on end näidanud Siimonale. Ja nemad ise kirjeldasid, mis tee peal oli juhtunud ja kuidas nad olid tema leiva murdmisest ära tundnud. Aga kui nad seda kõike rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles neile, rahu olgu teile. Ja siin siis olid 2 Jeesuse jüngrit, kes olid siis Emmause teel. Ja jüngrite hingelist olukorda võiks siis siin loos selliste sõnadega kirjeldada. Pettumus, segadus, arusaamatus oli justkui nii. Nad olid pettunud ja kurvad, sest tundus, et tegelikkus nagu ei vastanud nende ootustele. Sest see, kellesse nad olid uskunud, osutus nende arvates kellekski muuks. Nii et sellised mõtted võisid minu arust nendel 2 jüngril olla, kes siis Jeesuse ristisurma järel Jeruusalemmast Emmause poole teel olid. Nii et selles linnas, kus justkui lootust enam ei olnudki, polnud neil midagi teha. Nad ju ütlesid, me lugesime seal, aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab. Nii et nad lootsid midagi muud, kui nad selles olukorras seal nägid. Ja kui veel õhtuks Emmause öömajale saaks. Ja nad ei teadnudki, et samal päeval oli Messias surnuist üles tõusnud. Ja kurb muidugi, kui inimene kaotab usalduse Jumalasse ja hakkab kahtlema. Ja kunas siis kahtlused tulevad enamasti esile? Eks ikka raskustes, segadustes, kriisiolukordades, muredes. Ja ka meie täna siin elame pärast Kristuse ülestõusmist. Ja just seetõttu on siin kirjeldatud midagi, mida ka meie kõik võime täna kogeda. Igaüks meist võib siin maailmas reaalselt kogeda, et käies oma igapäevast teed, tehes oma igapäevaseid toimetusi ja võib-olla olles samamoodi vahest mures, vahest pettunud, segaduses, kurvad, võib nii, nagu me lugesime, läheneda Jeesus ise ja meiega kaasas kõndida, nii nagu ta kõndis seal jüngritega kaasas. Ja sündis, et nende vesteldes ja arutledes lähenes neile Jeesus ise ja kõndis nendega koos. Sest ta on öelnud oma sõnas, et ja vaata, mina olen iga päev teie juures. Ajastu lõpuni. Küsimus ei ole Jeesuses. Küsimus on lihtsalt meiepoolses märkamises ja äratundmises. Ja see lugu räägib, et jüngrid ei tundunud esmapilgul Jeesust ära. Ma ei tea täpselt muidugi, miks see nii oli. Võib-olla võib arvata, et Emmause tee oli vastu päikest ja äkki päike pimestas neid. Me ei tea. Kuid ma arvan, et asi oli hoopiski selles, et nende mõtted ja meeled olid murelikud.
ja nad lihtsalt ei märkanud Jeesust ja ei tundnud teda ära, kui ta kõndis nende kõrval. Ometi sündis sel samal hetkel, kui Jeesus nendega kõnelema hakkas, midagi nende südametes. Nii et kui nad hiljem oma teekonna kogemust meelde tuletasid, eriti seda hetke, kui Jeesus neile lähenes ja nendega juttu tegi, siis nagu me võisime siit lugeda, ütlesid nad teineteisele, eks me süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas. Ikkagi see oli natukene teistmoodi. See ei olnud lihtsalt tavaline. Ikkagi nende süda põles nende sees. Sest nad ei mõistnud kohe, mis asi see on. Ja nii nagu Emmause teekäijad, seisame meiegi viimselt valiku ees, et kas lasta Jeesusel minna oma teed või paluda ta lastuda koos meiega. Ja need mehed Emmause teed läksid ühtede lugudega, aga tagasi teel Jeruusalemma asuti juba hoopis teiste lugudega. Nii et jüngrid, kes olid siis kohanud üles tõusnud Jeesust nüüd siis, ei jäänud sinna Emmause külakesse, kuhu nad tahtsid öömajale jääda, vaid asusid kohe Jeruusalemma tagasi. Ja see lugu, mida nad siis nüüd omavahel jutustasid, määras ilmselt ka nende liikumissuuna. Ja mis tänu sellest nendele sai? Tänu sellele said neist Jeruusalemma teelised, rõõmusõnumi kuulutajad, õnneliku lõpu jutustajad. Sest nüüd nad ju teadsid, et Jeesus on üles tõusnud. Hoopis teised lood kui minnes. Ja inimestena ei erineme kuigivõrd nendest Jeesuse jüngritest. Ikka satume ju, ma ei tea, murede küüsi, ohtudesse, hirmu kätte. Ja enamasti ei suuda ka meie sealt omal jõul välja tulla. Ja see, kui me oleme Kristusega teel, ei tähenda muidugi ilmtingimata selliseid tasaseid teeradu ega rahulikke jalutuskäike. Jeesusega koos käimine tähendab vastutuse võtmist, erinevaid väljakutseid. Mõnikord sunnivad ka need oma mina taha plaanile jätma. Kuid ära kohku ja ära karda, sest Issand su Jumal on sinuga kõikjal, kuhu sa oma teel lähed. Ta ei hülga sind ega jäta sind maha. Kas on tuttavad sõnad? Ja minnes tööle, õppima või elama võõrsile, siin on meil inimesi, kes on meil käinud võõrsil, töötamas, õppimas. Siin on meil mitmeid inimesi, kes on käinud võõrsil ja lähevad võõrasse riiki. Hakkavad meile kehtima kõik selle maa seadused. Oled sa nõus, kes sa seal oled käinud? Mina ei ole seda kogenud. Kodanikukohustused, võimalused, aga ka piirangud. On ju nii? Nii et sa saad loa tegutseda ja elada selles riigis, kuhu sa oled läinud. Ometi kulgeb elu sellel maal teadmisega, et sul on üks päris kodu. Ja ühel päeval lähed sa sinna tagasi. Kas teie olete ka tundnud seda, kes te olete käinud? Sest sa oled endiselt selle riigi kodanik. Sinu kodakondsus ei katkenud selleks ajaks, kui sa vahepeal kodust ära läksid. Nii et iga inimene sünnibki ju mõne riigi kodanikuks. On ju? Kõigil me oleme mõne riigi kodanikud. Ei saa nii olla, et sa lihtsalt oled. Jah. Kui seadused lubavad, siis võib saada ka topeltkodakondsuse. Omada võrdselt õigusi ja ka kohustusi mõlemas riigis. Nii ongi inimesel õigus ja võimalus liikuda riikide vahel.
ent ometi seadusi järgides. Meie usklikud, meie siin usklikud, oleme ka 2 riigi kodanikud. Oled nõus? Mis hetkest alates? Kui meist said Jumala lapsed? Eks, kui võtsime Jeesuse oma südamesse. Nüüd me oleme teadlikud, et võime samuti liikuda 2 riigi vahel. Oleme ju Jumala sõna kohaselt valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas. Kuidas maineriik toimib? See on silmaga nähtav ja käega katsutav. Aga taevariik, see on nähtamatu, teistsugune ja erinev. Kus taevariik asub? Ehk Jumala riik. Seestpidi meie sees. On nii. Ja selleks ongi meile antud lohutaja püha vaim, kes siis aitab ja suunab meid sel ajal, kui me siin maises riigis elame ja oma teed siis käime. Taevariigi kodakondsus või taevariigi kodakondseks saamine, see muudab elu uueks, rõõmsaks, elamisväärseks, rahuldust pakkuvaks. 1. Peetruse 1.18 ütleb, sest meid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga, vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta talle kalli verega. Mida me ka ju täna kuulsime. Maailma kodanik, kes ei pea ennast Jumala lapseks, piirdub ainult maailmas kohal olemisega, siin ja praegu. Silmad vaatavad enese ette ja isegi kogu elamiseks vajalik koorem on võetud ka enda õlgadele. Meil, taevariigi kodakondsetel jällegi, on lisaks maissele hüvede kättesaadavusele veel pealekauba, kõigele sellele lisaks rahu ja rõõmu pakkuv side Jumalaga. Ja meil on lootust igavesele elule. Aga kas me oleme siis seeläbi teistsugused ehk isegi paremad? Sest meil on midagi, mida maailma lapsel ei ole. Taevariigi seadus kohustab meid, kristlasi, oma Jumala armastamise kõrval armastama ka oma ligimest nagu iseennast. Jagama seda, mida meil endal on, palju ja küllaga. Ja need on need 3 sõna. Usku, lootust ja armastust. Nii praktiliselt, nii sõnadega kui ka tegudega. Nii et olles oma eluviisidega, oma riigi tutvustajad ja tunnistajad, pakkudes ka teistele võimalust sellest osa saada. Et jäljed, mida meie siis siin teed käies kristlastena jätame, inspireeriks veel paljusid võtma endale ka topeltkodakondsust, seda, mis meil juba on. Me oleme ju 2 riigi kodanikud. Aga tulevikule, eriti aga surmale mõtlemine, no võib olla muidugi ebamugav ja hirmutav. Meeldivam on meenutada seda, mis on mööda läinud, mõelda neile, kes on meile kallid olnud, meie elus tähtsat rolli mänginud. Teate ju, et kõigile meeldib öelda, et kuidas Vene ajal oli. Kuidas siis oli ikka parem. Ja ikkagi, mis siis on ees? Jumala sõna kohaselt on inimene vastutav oma elu eest. Aga meil usklikel on tuleviku vaatamine hoopis teistsugune.
meie rändame ja oleme oma elus teel kuhu? Edasi, kodu poole, Jumala juurde, nii nagu looja algselt on kavandanud. Ja need mööda läinud aastad ja käidud radade selja taha jäämine ja pole see, mida me liigselt taga igatseme. Aga kas meie ei hooligi siis minevikust kristlastena? Sellest, mis on olnud. Teate ju kõik seda, et kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta. Olete ju kuulnud seda ütlust. Me hoolime küll. Aga tähtsam on siiski, et me hoolime sellest, mis on ees. Hoolime homsest, ülehomsest ja võib ka öelda, et hauatagusest. Johannese 14:1-6 ütleb, loeme kõik. Saad ka olla kaasas. Johannese 14:1-6. Jeesus julgustab siin jüngreid. Teie süda ärgu ehmugu. Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde. Et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed. Toomas ütles talle, issand, me ei tea, kuhu sa lähed. Kuidas me siis võime teada teed? Jeesus ütles talle, mina olen tee ja tõde ja elu. Ja ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Ja ka see jüngrite teel viibimise aeg, mis nad siis olid võõrsilt koju, oli üks teenimise aeg, kui sa veel Emmause lugu siin mäletad. Ja nad täitsid Jeesuse poolt antud suurt missionikäsku. Ja vaatame, mis see oli. Matteuse 28, 19 ja 20. Mida nad siis teel olles tegid, jüngrid? Matteuse 28, 19-20. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teile käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Ja Luuka ütleb veel 24:47 ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks andmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. Nii et seega, olles teel, meie ka siin, meil on ka üks ülioluline teenistus. Kuulutada ja tunnistada Jeesusest. Et pakkuda ka samamoodi Jeesuse Kristuse läbi armu ja pattude andeks saamist. Hebrea kiri 10:19-20 ütleb, vennad, et meil on siis Jeesuse verevaral julgus sisse minna kõige pühamasse paika. Selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana vahevaiba, see on oma ihu kaudu. Nii et tema ohvrisurma tõttu on tee koju avatud ka meile. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud. Ja siinkohal ei pea sa mõtlema oma oskustele, oma võimetele, pingutustele, headele tegudele, sest meid viiakse koju Jeesuse poolt. Ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest. Seda ütleb Johannese 10:28. Nii et eesmärgini jõudes
ei pea me mitte pettuma. Sest 1. Korintuse 2.9 ütleb nõnda, nagu on kirjutatud, mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud. Selle on Jumal valmistanud neile, meile, kes teda armastavad. Mida silm ei ole näinud ja kõrv ei ole kuulnud, mis Jumal on valmistanud meile, kes me teda armastame. Nii et Jeesus kutsub meid enda juurde. Tema valmistab oma rahvale elupaiga. Sulle ka, armas. Kasutagem seda võimalust, võttes Jeesuse pakkumine vastu. Siis me olemegi teel koju, Jumala juurde, õnneliku lõpuni. Head teed teil minna. Aamen.